Seal nad on, need kuradi värdjad. Nad on juba kinni võetud, kedagi viidi ära. Venemaal algas siiski massiline mobilisatsioon. Internetis ilmub üha sagedamini videoid ja fotosid, kuidas sõjaväekomissariaadid teevad meeste tabamiseks haaranguid. Neid võetakse otse tänavatelt ja korteritest, pannakse mikrobussidesse ja saadetakse otse sõtta. Vladimir Putin eiras täielikult Moskva ulatuslikku rünnakut, kuigi Kremlis kiideldi suurepärase õhutõrjetööga. Ja samal ajal ründavad Ukraina droonid just praegu taas Moskvat. Venemaa välisminister Sergei Lavrov kutsus üles diplomaatiale Ukraina sõja lõpetamiseks, kuid ähvardas kohe suurendada rünnakuid Ukraina rahulikele linnadele ning ähvardas Euroopat ja Ukrainat tuumalöögiga, kui rünnak Moskvale jätkub. Samal ajal peavad Ukraina ja USA verelastega kinniseid läbirääkimisi sõja külmutamiseks praegusel rindejoonel, samas kui eurooplased on esitanud verelastele avaliku ultimaatumi selle kohta, kuidas sõda peaks lõppema. Selle kohta on hakanud rääkima juba ka Venemaa ametnikud. Minu nimi on Aleksei Petši, kõiki neid teemasid arutame koos teiega selles saates. Alustame siis tänase päeva kõige olulisemast teemast. Venemaal on mobilisatsioon alanud ja seda sunniviisiliselt. Venemaa Föderatsiooni Penza oblastis on alanud haarangud, milles osalevad sõjaväekomissariaadi töötajad, kes peavad kinni mehi, panevad nad bussidesse, viivad sõjaväekomissariaati ja sunnivad neid jõuga allkirjastama lepingu Venemaa kaitseministeeriumiga. Massilised sõjaväekomissaride reidid Penza linnas algasid 18. juunil ning nagu kohalikud elanikud kirjutavad, tsiteerin. Tänavatel toimuvad haarangud, teed on suletud, kogu Penza linnas patrullid püüavad mehi kinni, võtavad neid suvaliselt ja ilma dokumentideta, sõidavad läbi suvila rajoonide. Kamenkas topiti ühte bussi ligi 100 inimest ja nagu kohalike elanike teadetes selgub, toimusid reidid ka Kuznetski linnas. Mehi peetakse tänavatel kinni, pannakse autodesse ja viiakse lepingut allkirjastama. Selleks peatatakse muu hulgas autosid ja linnaliini busse. Jällegi tsitaat kohalikest vestlustest. Kõiki peetakse massiliselt kinni, peatatakse autosid ja ühistransporti. Mehi pakitakse autosse ja viiakse lepingut allkirjastama. Kammid käivad üle kogu linna. Neljapäeval, tuletan meelde, märgati Penzas väga palju sõjaväelasi ja hiljem lekkis võrku video, kus naiste grupp üritab vabastada mehi, kes on pandud mikrobussi. On kindlaks tehtud, et video filmiti Penza linna Oktoobri ja raudteerajooni sõjaväekomissariaadis. Öelge, miks ei võiks kutsuda kiirabi inimesele, kellel on halb olla? Öelge, miks ei võiks abi kutsuda? Öelge, miks ei võiks kiirabi inimesele kutsuda? Kellel on halb olla, öelge. Abi ei. Leša, kõik saab korda. Ma palvetan sinu eest. Ma tean. Ma armastan sind. Kellele kutid? Kutid? No öelge nüüd. Kõik kirjutasid vabatahtlikult lepingu alla. Teid sunniti. Öelge, kas teid sunniti, kas teid peksti, kas see oli vabatahtlik või mitte? Lihtsalt palvetage Jumala poole. Ärge nutke. Kõik. Juha! Pane uks kinni. Kas te ei saa 5 minutitki anda? Inimlikult oleks saanud. Inimlikult, mõistate? Te peksate neid. Me teame, et te olete selle välja juurinud. Mille poolest te siis paremad olete? Teie võtate vastu, isegi kui te ei tunnista seda. Ei suuda isegi seda. Te suuda isegi 5 minutit inimlikult anda. Teie. Ole vait sina. Me anname kõik ära. Lähme vaatame, kuidas neil seal läheb. Poisid, vastame. Teie, te teate. Et tagumine ei andnud. Võtke käed ära. Head aega. Te peate nüüd politsei kutsuma. Subtiitrid lõi Dima Torzok. Subtiitrid lõi Dima Torzok.
Ja nüüd kurdavad kohalikud elanikud, et Penza sõjaväekomissariaat on kehtestanud mobilisatsiooniplaanid ning kõik kinnipeetud mehed sunnitakse sõlmima Kaitseministeeriumiga väidetavalt vabatahtlikku lepingut. Kohalike sõnul käivad politseinikud Sputniku linnaosa korterites, tirivad mehi korteritest välja ja viivad nad mobilisatsioonile. Samuti märgati liikluspolitsei autosid ja mitut mikrobussi Penza linna keskuses asuva Sovremenniku kino juures. Nad sulgevad tee, peatavad autosid ja lihtsalt viivad mehed minema. Ja nüüd küsivad Penza elanikud juba sotsiaalvõrgustikes, kuhu joosta ja mis peamine, kuidas joosta, kui teed on juba suletud. Ja see on alles esimene linn. Samuti ilmub teateid sarnastest haarangutest ka teistes Venemaa linnades. Seetõttu olen kindel, et lähiajal näeme sotsiaalvõrgustikes üha rohkem videoid just massilisest sundmobilisatsioonist Venemaal. Ja siin saab Kremli sellist käitumist seletada paanikaga. Vladimir Putin kiirustab võimalikult palju mehi sõtta saatma, enne kui teda ennast ära viiakse. Praegu selle saate salvestamise hetkel lendab üle Venemaa taas üle 300 Ukraina drooni. Ja saate salvestamise hetkel on juba teada, et mõned neist on taas Moskva kaitseringi läbi murdnud. Aga Venemaa president Vladimir Putin on juba üle ööpäeva avalikult vait, eirates sõja alguses saadik kõige tugevamat droonirünnakut Moskvale ja Moskva oblastile. Selle tagajärjel, nagu praegu teatavad Vene meediaväljaanded, sai vigastada 17 inimest. Üks laps hukkus, droon lendas elumajja, pealinnas süttisid 2 kaubanduskeskust ja Kapotnia naftatehases toimus plahvatus. Ja eile nägime veik, kuidas Vene õhutõrje lihtsalt tulistas droonid alla. Aga mis on oluline, nad ei lase droone õhus täielikult alla. Nad tabavad neid ja need kukuvad elumajadele, kaubanduskeskustele ja nii edasi. Seejuures on see dokumenteeritud. Selgelt on näha, kuidas Ukraina droon lendab ja kuidas Vene õhutõrje rakett sellesse tabab. Aga droon ei plahvata õhus. Ta lihtsalt muudab trajektoori ja kukub elumajadele, kaubanduskeskustele, teedele ja nii edasi. Jätkub! Jätkub! Kuhu ta lendas? Järgneb, jätkub. Jätkub! Rünnakupäeval, kui Moskva taevas kattus musta suitsuga ja piirkonnas sadas masutivihma, veetis Vladimir Putin päeva Kaasanis, Ossiani tippkohtumisel. Oma esinemises rääkis Vladimir Putin mitmepolaarse maailma ülesehitamisest, kaubandusest rahvusvaluutades ja nii edasi ning naeris sellel foorumil väga palju. Ja pärast seda ei ilmunudki Vladimir Putini poolt mingit avalikku reaktsiooni sellele rünnakule. Ta otsustas lihtsalt vaikida ja kuulutada kõigile Venemaa elanikele, et midagi pole juhtunud. Ukraina löögid Moskvale. 18. juunil paljastasid Venemaa õhutõrje nõrgad kohad. Ja niinimetatud Vene sõjakorrespondendid hakkasid pärast rünnakuid avalikult kritiseerima tsensuuri ja Venemaa võimude suutmatust kaitsta elanikkonda sõja tagajärgede eest. Nagu kirjutab Sõjauuringute Instituut, ütles üks Vene sõjakorrespondent oma postituses, mis hiljem mingil põhjusel kustutati, et Ukraina väed suutsid tekitada märkimisväärset kahju hoolimata Moskva väga tõhusatest õhutõrjesüsteemidest. Ja ta rõhutas, et Ukraina viib praegu sõja Venemaa Föderatsiooni piirkondadesse, kaugele väljapoole piirialasid. Ja seetõttu väidab ta, et on vaja tugevdada õhutõrjet objektide ümber üle kogu riigi. Aga mida teha, kui neist õhutõrjesüsteemidest lihtsalt enam ei piisa?
teine niinimetatud Vene sõjakorrespondent kritiseeris Vene meediat selle eest, et nad oma väljaannetes vähendavad oluliselt nende löökide tähtsust. Tema sõnul kontrollivad riiklikke meediakanaleid need, kes on rahvast võõrandunud ning on loonud vale reaalsuse, kus kõik on justkui hästi, kutsudes neid üles sündmusi täpselt kajastama. Tegelikult pole sugugi kõik hästi. Veel üks niinimetatud ZEPT sõjakorrespondent lisas. Ta ütles, et Venemaal tuleb oma lähenemist muuta, vastasel juhul on ametlikud aruanded veelgi enam tegelikkusest irdunud kui praegu. Ta kritiseeris taas riiklikke meediakanaleid selle eest, et nad kajastavad tegelikkusest kaugel olevat niinimetatud erioperatsiooni, mis puudutab justkui ainult Ukrainat, mitte Venemaad ennast. Samuti kritiseeris ta seda, et Ukraina vägede liikumisest rindel teatamist peetakse võlts uudisteks. Ta ütleb, poisid, see sõda on ammu juba Venemaal, see ei ole Ukrainas, see on juba Venemaal. Lisaks lõpetage valetamine selle kohta, nagu Vene armee liiguks väidetavalt iga päev ja pidevalt rindel edasi. Ja nüüd märkis Vene sõjakorrespondent, et venelased võivad nüüd oma silmaga veenduda, et propagandistide väited, nagu kõik läheks hästi, ei vasta tegelikkusele. Venemaal, muide, mitte ükski, rõhutan, mitte ükski telekanal ei edastanud ega näidanud seda. Ei näidanud üldse mingit eraldi reportaaži Moskva rünnakust. Mitte keegi. Kõik lihtsalt vaikisid ja tegid näo, et midagi pole juhtunud. Selle asemel keskendusid nad peamiselt vajadusele karistada just moskvalasi, kes filmisid lööke ja nende tagajärgi ning panid need internetti üles. Praegu püütakse veiki neid moskvalasi kinni, topitakse politseibussidesse ja viiakse eeluurimisvanglasse. Väidetavalt ei tohtinud nad seda teha. Ja samal ajal Kremlis kõneisik Dmitri Peskov teatas uhkusega, et hoolimata kõigist neist kaadritest Moskvast, näitab Venemaa õhutõrjesüsteem suurepäraseid tulemusi. Samal ajal ilmusid 19. juuni päeval kaadrid sellest, kuidas Ukraina droonid ründavad taas Moskvat juba teist päeva järjest. Kohalikud võimud teatavad regulaarselt õhutõrjetööst Venemaa Föderatsiooni pealinna kohal. Ja nüüd juba vaatlejad ironiseerivad, et Moskva. Stabiilsus seiseb nüüd selles, et droonid on taevas, sest venelased ja moskvalased valisid Vladimir Putini, kes tõi sõja nende kodudesse. Aga selleks, et juhtida venelaste tähelepanu Moskva rünnakutelt ja mobilisatsiooni teemalt kõrvale, otsustati Kremlis taas Ukrainat ja Euroopat ähvardada. Noh jah, meil on muidugi probleeme, aga me tõstatame nüüd uuesti näiteks tuumalöögi teema. Ja kõik moskvaalased hakkavad taas ekstaasis uhkusest ulguma, et nüüd me näitame teile, nüüd maksame Moskva eest kätte. Nüüd liigume saate teise ossa, kus arutame Venemaa-Ukraina vastase sõja lõpetamise läbirääkimiste väljavaateid. Siin on huvitavaid hetki, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata. Aga sõbrad, enne kui liigume teise osa juurde, palun teil tellida see YouTube'i kanal, panna like ja muidugi kirjutada oma kommentaar selle saate alla. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is. Olen teile selle eest väga tänulik. Lisaks, sõbrad, olen käivitanud niinimetatud suletud klubi Petši Insight. See on eraldi suletud Telegrami kanal, kuhu pääsevad ainult minu Patreoni tellijad. Seal arutame koos teiega erinevaid teemasid, ma vastan teie küsimustele. Pealegi arutan koos teiega, millise teema võtta järgmiseks episoodiks. Ühesõnaga, kui soovite pääseda sellisesse suletud klubisse ja seal koos minuga arutada erinevaid uudiseid ja teemasid, siis hakake minu Patreoni toetajaks. Link sellele on selle video kirjelduses ja seal saate lingi sellele samale suletud Telegrami kanalile, kus saate osaleda selle YouTube'i kanali sisu loomises. Kui soovite lihtsalt ühekordselt seda YouTube'i kanalit rahaliselt toetada, siis kirjelduses on samuti vajalikud andmed ja viisid, kuidas seda teha. Olen teile selle eest tänulik. Ja jälgige mind minu sotsiaalvõrgustikes Instagramis, TikTokis, Facebookis ja samuti avalikus Telegrami kanalis. Kõik lingid leiate selle video kirjeldusest. Aga liigume edasi. Hiljuti tunnistas Volodõmõr Zelenski otse, et Ukraina eesmärk on juba selleks talveks saavutada rindel relvarahu, mis tõttu tuleb suurendada survet Venemaale igast küljest, kõigil rinnetel.
ja täna teatas Kremlit esindav kõneisik Dmitri Peskov, et Euroopa Liidu riigid eksivad rängalt, kui arvavad, et Venemaaga tuleb dialoogi pidada jõupositsioonilt. See avaldus paljastab meile kogu Euroopa diplomaatia ning selle, milles Euroopas selle kuu jooksul kokku lepiti. Ja see kõik lõppes sellega, et Trumpiga lepiti see kõik kokku, Trump toetas seda ja edasi toon ma infot selle kohta, kuidas Moskva sellele kõigele reageerib. Niisiis Peskov teatab, see on kõige suurem viga. Kas see tuleneb mingist ebakompetentsusest, sellest, et neid on valesti informeeritud või rumalusest, seda me täpselt ei tea, aga see on fakt. Euroopal on läbirääkimistel osalemiseks vaja tutvuda tegeliku olukorraga, eriti Ukraina konfliktis. Kiiev on väga raskes olukorras, kuid jätkab siiski joont, mis ei ole suunatud läbirääkimistele. Samal ajal ütles Kreml pressiesindaja, et läbirääkimised agressorriigiga ehk Venemaaga jõupositsioonilt väidetavalt ei vii kuhugi. Ja ta teatas ka uutest löökidest objektidele Ukrainas. Ta ütles, et kavatseme tugevdada rünnakuid Ukraina tsiviillinnade vastu. Samal ajal rõhutas Peskov, et Venemaa on väidetamat valmis rahuläbirääkimisteks ning märkis, et Vene diktaator on korduvalt teatanud Moskva valmisolekust dialoogiks. Samuti ähvardab Ukraina vastu rünnakute tugevdamisega ka Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi juht Sergei Lavrov. Lavrov väitis, et Euroopa riigid esitasid Venemaale avaliku ja range ultimaatumi Ukraina küsimuses, tehes Moskvale ettepaneku nõustuda viivitamatu relvarahuga praegusel rindejoonel ning alustada rahuläbirääkimisi ja mis oluline, kompenseerida Kiievile tekitatud kahju. Ja siin kummalisel kombel võib meid väga palju aidata Iraani mudel või Donald Trumpi Iraani tehing, sest just selles on näha seda, mida on esitatud. Euroopa, Venemaa ja Ukraina pakuvad sõja lõpetamiseks. Lavrovi sõnul püüavad Euroopa riigid saavutada võimalikult kiiret relvarahu, et, nüüd tsiteerin pikemalt, vältida Ukraina relvajõudude kokkuvarisemist rindel, külmutada sõjaline konflikt ilma selle algpõhjuseid kõrvaldamata ning tuua Ukraina territooriumile oma sõjalised kontingendid. Ühtne Euroopa jätkab ekspansioonist unistamist, püüdes teadnikult Ukrainat allutada. Ukraina ja Moldova tõmmatakse oma orbiiti, samuti Armeenia. Ukrainat nähakse tulevaste ühtsete Euroopa relvajõudude löögirusikana. Selline olukord kujutab endast tõsist ohtu ülemaailmsele julgeolekule, sest otsene kokkupõrge NATO ja Venemaa vahel võib kiiresti areneda tuumalöökide vahetuseks, millel on katastroofilised tagajärjed. Üldiselt venelased lähevad jälle üle tuumarelva kasutamise ähvardustele ja Lavrov märkis samuti, et varasem Euroopa julgeolekumudel, mida aastakümneid üles ehitati, hävitati Euroopa liidrite endi kätega, nagu nemad on süüdi. Ei, ärge arvake, et Euroopa mõtleb nüüd ühtse suure Euroopa armee loomisele. Mitte pärast seda, kui Venemaa, see metsistunud riik, alustas täiemahulist verist ja provotseerimata sõda Ukraina vastu. Ei, mitte pärast seda. Ärge arvake, et asi on Venemaas, nagu Euroopal polekski põhjust olnud või mis. Siin Lavrov üritab sellist loogikat peale suruda, ehk nad tööravad praegu kõik täielikult pea peale ja väidavad, et Euroopa ise oli seda juba ammu plaaninud. See oli Euroopa, kes tahtis kasutada Ukrainat löögirusikana Venemaa vastu ja just sellepärast varustabki Euroopa Ukrainat relvadega. Ma rõhutasin merelastele, et ukrainlased on täiesti mõistlik rahvas, nad saavad sellest suurepäraselt isegi aru. Venelastele, natuke rumalatele ja metsikutele inimestele märgin, et vaadake, kuni 2014 aastani ostis Euroopa Venemaalt gaasi ja naftat, ajas äri. Angela Merkel käis, kallistas Vladimir Putiniga, kõik oli hästi. Pärast aastat 2014, kui Venemaa ründas Ukrainat, Krimmis ja Donbassis, hakkas Euroopa Venemaast eemale pöörduma. Pärast aastat 2022, kui Vladimir Putin alustas verist täiemahulist sõda Euroopas, hakkas Euroopa mõtlema, et kuulge, tuleb, nagu öeldakse, näidata hambaid nendele pesemata venelastele. Tuleb relvastuda, tuleb valmistuda suureks sõjaks, tuleb tugevdada kaitset, tuleb ehitada tohutu armee, tuleb suurendada sõjatööstuskompleksi. Tuleb teha kõik selleks, et need venelased kardaksid isegi Euroopa poole vaadata.
kuidas teile selline põhjuslik seos tundub? Nii, ja edasi kutsus Lavrov üles looma mingit ühist, kogu kontinenti hõlmavat, kõigile Euraasia riikidele avatud julgeolekuarhitektuuri, mis peegeldaks tänapäeva multipolaarseid reaalsusi. Mõeldakse seda, et laske Venemaal omada oma mõjusfääri. Et miks siis Euroopa äkki hakkab Armeeniaga asju ajama? Ei, see on meie pärusmaa. Miks siis Euroopa näiteks Ukrainaga ja Moldovaga suhteid loob? Moskva ütleb, et see on meie territoorium, ärge julgege siia tulla. Seda pakuvad venelased, kui nad räägivad multipolaarsest maailmast. Ja siin saabki selgeks, et Euroopa on tõesti hakanud Kremlile ultimaatumitega survet avaldama. The Economist kirjutab, et Ukraina, USA ja Euroopa on teatanud, et rahuleppe ettepanek Ukrainas võib sisaldada etapiviisilist plaani. Võib-olla sarnane sellele, millest Donald Trump just Iraaniga kokku leppis. Ja nagu The Economist kirjutab, on Vene armee ebaõnnestumised rindel olemas, ükskõik mida Vladimir Putin ka ei räägiks. Ja Ukraina edukad droonirünnakud Venemaa vastu, selle varustusteede ja objektide pihta Venemaal on hakanud muutma Donald Trumpi suhtumist kogu Vene-Ukraina sõjakäiku. Kiievi ja tema meeskonna esindajad teavad praegu igapäevaseid konsultatsioone selle üle, kuidas sundida Venemaad läbirääkimiste laua taha istuma. Ja massiivsete rünnakute tugevdamine Venemaa territooriumi vastu on nagu selgus üks viisidest Kremli survestamiseks, mida on toetanud nii Euroopa kui ka Ameerika Ühendriigid. Üks arutlusel olevatest variantidest, kuidas sõda Ukrainas peaks lõppema, on sõja lõpetamine 2 kuu jooksul. 2 etappi. Need 2 etappi meenutavad väga seda, mille allkirjastasid USA ja Iraan. Esmalt eeldatakse sõjategevuse lõpetamist piki praegust rindejoont 50–70 kilomeetri ulatuses sellest mõlemale poole. See tähendab tinglikult, et esmalt luuakse selline tsoon, ütleme siis nii, üle 100 kilomeetri laiune tsoon piki rindejoont, kus tulistamine lõpetatakse. Seejärel, kui see püsib stabiilselt, sõlmitakse laiem kokkuleppe täielikuks relvarahuks ja sõja lõpetamiseks. Ja The Economisti andmetel on mitteametlikud läbirääkimised Moskvaga taas alanud. Ja nüüd on ilmunud siseteavet selle kohta, et Venemaa tahab aega venitada oktoobrini. Selleks, et siis anda Donald Trumpile enne novembris toimuvaid vahevalimisi kongressi kiiret toetust ja saada selle eest midagi vastu. See tähendab, et Kreml võib nõustuda osalise relvarahuga kuskil oktoobris, justkui kingitusena Donald Trumpile enne valimisi, kuid vastutasuks nõuab Ukrainale surve avaldamist. Moskvas jätkatakse rõhutamist, et ollakse valmis läbirääkimisteks ainult Anchorage'i vaimus. Pidades silmas, et 2025 aasta augustis Alaskal toimunud kohtumisel olevat Vladimir Putin justkui leppinud Donald Trumpiga kokku kogu Donbassi üleandmises Venemaale ning tema kontrolli de jure ja de facto tunnustamises. Kontrolli üle Krimmi ja okupeeritud Hersoni ning Zaporižžja oblasti territooriumide. Kas see tegelikult nii oli ja kas Trump ja Putin sellest üldse kokku leppisid, ei tea keegi. Kuid venelased jätkavad rääkimist sellest, et väidetavalt sellised kokkulepped saavutati, kuigi Trump on neid juba avalikult ümber lükanud. Ja lõpetan selle saate tsitaadiga väljaandest The Economist. Aga meeleolud Valges Majas muutuvad. Selle peremees väitis eelmisel aastal, et Volodõmõr Zelenskil ei ole kaarte käes, et sõda jätkata. Washingtonis hakkavad juurduma 2 Ukraina seisukohta. Et Venemaad ei saa usaldada ja et Ukraina on võitja, mitte kaotaja. Selle kinnituseks oli edukas Ukraina rünnak Moskva naftatöötlemistehasele Kapotnes. 18. juuni hommikul või Prantsusmaal Evianis lõppes G7 liidrite tippkohtumine. Ja kõik sealhulgas Donald Trump, G7 tippkohtumise osalejad nägid neid kaadreid leegitsevast Moskvast. Siin panen 3 punkti. Sõbrad, tellige kanal, kirjutage oma arvamus kommentaaridesse, pange like ja kirjutage kommentaaridesse, kuidas teile selline saadete formaat sellel YouTube'i kanalil meeldib. Soovin edaspidi selle kanali toimetuse poliitikat veidi teisiti kujundada. Selle asemel, et teha 4-5 saadet päevas, tuleb 2-3 suuremat saadet päevas. Ja lühikesed saated, igaüks eraldi teemal. Üldiselt kirjutage oma arvamus sellise formaadi kohta.
ja veel kord palun, kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, siis te juba teate, mida teha. Kõik lingid ja rekvisiidid on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.